Kohvid on jälle käes, kohvikõrvane hakkab teile pakkuma pisut lugemist. Siin minu pea kohal on minu hea sõbra Andrus Joonase maal, mida ma teile põhjalikumalt ei näita. Ma näitan teile ainult fragmente sellest ja samuti loen teile mõned fragmendid Andrei Ivanovi raamatust Pariisi arabeskid. Ja ma teen täna nii, nagu Andrei Ivanov tundub tegevat oma kirjanduses. Ma loen teile lihtsalt mõned katked siit ette, võtke heaks või pange pahaks, tehke omad järeldused või ärge tehke, lihtsalt nii see on. Tegin endale 3. Taani moodi lahja kruusitäie kohvi, millele lisasin lahjat piima. Meie kass joob ainult elavat vett vannitoa kraanist, aga mina joon ainult surnud kohvi. Flirt vererõhuga kestab juba mitu aastat, 10 ringis, täpsemalt ei oska öelda. Mulle meeldib, kui mul hakkab pea lõhkuma. See praksub nagu palaval liival kuumaks aetud katelokk, mis on valatud viletsast kergmetallist, milles me keetsime isaga uhhaad. Seest läheb ruttu keema, rääkis ta. Ja tõesti, läkski ruttu keema. Kui mul valutab pea, olen rahulik. Laman ega tee midagi. Sigin-sagin laseb mu lahti. Peavalu on lubatäht kõigi kohustuste juurest. Keegi ei puutu mind. Issil valutab pea. Vanaemaga oli sama lugu. Tal oli kõrge vererõhk ja kui ta ei suutnud enam kannatada, viskas ta pikali ja keegi ei tülitanud teda. Pea muutub raskeks, selles on malmblokk, millele on antud korralik põmakas. Nüüd see vibreerib ja kumiseb. Ma laman, vaatan Pariisi kaarti, olen õnnelik. Ei pea kirjutama. Võib kõik selle kuradile saata. Jõulude eel ostis ta pudeli šampanjat, karbi jõuluehteid, hõbeniite või karda ja pokaali. Läks vanalinna, jalutas hilisõhtuni, leidis siis tühja vaateplatvormi. Tavaliselt oli see Toomkoolis. Riputas endale karra või hõbeniidid kaela ja pähe, jõi šampanjat ja pildus jõuluehteid pimedusse. Kuulatades, kuidas need kukuvad ja purunevad pimeduses, jõi šampanjat, suitsatas ja mugistas tasa naeru. Eksisin klišiis ära, sattusin mingis Põiktänavas paari poekese peale. Ühes pakuti mulle loitsude talmudit. Ma küsisin, kas seal pole kiviks muutmise needust. Minu küsimus ajas kõik segadusse. Jätsin oma telefoni ja e-posti aadressi, mulle lubati helistada. Otsustasin, kui needus leitakse, olgu nii. Annan ära viimase raha, lähen Tülriisse, ütlen loitsu ja muutun kujuks, ega sõida enam kunagi ära. Chateau de Beauregard. Seda peidavad minu eest asjaolud ja minu enda lõhestatus. Ma ei ole esimest korda omaenda labürindis ja kannan selle oma tavalise paranoia arvele. Olen otsustanud kõige siseselgust saada, sest fotosid pole kunagi piisavalt. Minusugusele kretiinile pole fotodest küllalt. Nad võivad kõik need Google Mapsid endale perse pista, sest nüüd sain ma kinnitust, et need on võltsingud. Kõik need, kes usuvad, nagu oleks Google Maps ja Google Earth mingil moel tegelikkusega seotud, ei pruugi edasi lugeda, sest täna sattusin kafkaliku lukku. Ma otsisin lossi, õigemini tükikest lossist, jah, põhjafassaadi tükikest. Mul on losside ja põhjapoolsete seintega oma lugu, vaata bisaar. Ma ei valluta lossi esimest korda, kurat võtaks. Kafka pole uneski näinud, isegi Selin puhkab. Täna läksin otsima Beauregardi lossi sealt, kus see peaks kõikide juhiste järgi olema. Nii internetis kui ka pealtnägijate sõnul. Aga mul kulus mitu tundi, et veenduda, et seda ei ole enam. Ma pole mingi Michael Moore, kes imeb ilmselgetest asjadest välja sensatsiooni. Armastan lihtsalt hauakive ja varemeid, rususid ja riismeid, prügimägesid ja soid. Olen lõppude lõpuks ju selle veidra hobiga endale nime teinud. I am famous for that, nagu ütleks mu Iiri sõber. Tema oli tuntud selle poolest, et näppis küüntega pillikeeli, raputas pikki musti rasvaseid juukseid ja kiigutas paremat jalga räpases auklikus sokis, millest turitas välja suur varvas. Kavatsesin korralikult vallatleda. Võtsin endaga kaasa välipudeli, mis oli ääreni täis kalvadossi. Ostsin Bougivalli jaamast grillkana küpse kartuliga. Läksin kaardi järgi kohta, kuhu oli märgitud Beauregardi lossi sein. Lähenen paigale, hakkan igaks juhuks päevavarastelt küsima, kas ma astun õiges suunas. Nad veenavad mind, et olen eksinud. Ma ei usu neid, naeratan, tänan viisakalt. Teen näo, nagu järgiksin nende juhiseid, saades aru, et need olid viirastused minu teel X-landi. Järgin ettemääratud kurssi,
Lähen Burgari, mis mind ootab, isegi kui sellest pole midagi järel. Ja mis toimub? Ma ei leia seda, kurat võtaks! Hakkan tänavatel palavikuliselt ringi jooksma, inimesed kaovad, peidavad need minu eest ära, teesklevad, et ei räägi prantsuse keelt, tõmbavad kapuutsi pähe, sukelduvad telefonidesse, pea haihtub, nägin seda täna teist korda, nüüd tean, see pole hallukas. Peatasin mingisuguse imeliku, aga väga liikuva bussi lohaka alžeerlasest autojuhiga. Buss sai koolduda hoolimata metallide elastuse seadusest. Ta viis mu kurat teab kuhu, seal väitis ta ongi Burgar. Aga seda seal muidugi polnud, sest ma käisin kõik läbi. Leidsin 3 tegelast, nad keelitasid mind jooma. Räägitakse, et 4. on üleliigne. Või veel. Ma ühinesin nendega. Olen ma kunagi ära öelnud. Astun mööda tänavaid, kus on igal sammul kirjutatud Burgar, see ja teine. Aga pole ühtki kivi, mida võiks pidada lossi jäänusteks. Pole piltidel lubatud fassaadi. Küsin eakalt naiselt, ta saadab mind tänavat pidi alla. Teine läkitab sealt üles, 3. vehib kilekotiga metsa poole, kus ma järan piinatuna oma kana kartuliga. Tühjendan välipudeli ja jalutan ümber järve, mille nimi on Burgar. Aga lossi ma ei leia. Pärast seda suundun koju, aga ma muidugi ei usu, et kunagi koju jõuan. Siin teile selle nädala killuke väärt lugemist. Andrei Ivanovi Pariisi arabeskid. Lugege seda ja lugege ka 11 muud, mis kätte juhtub. Lugege kõike ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal.